Valitsev pingeline olukord maailmas, kaitsetööstuse arendamine, sellega koos droonide väljatöötamine ja katsetamine on pannud meid olukorda, kus paljusid protsesse tuleb ümber hinnata. Metroserdi droonide testimiskeskust oli täna uudistama tulnud 20 reaalaine õpetajat, eesmärgiga ennast kurssi viia tehniliste arengutega selles vallas. Tegemist on programmi Laend 5 kuud vältava kursusega. Nagu on teada, praegu noored eriti ei soovi reaalaineid õppida, nemad tahavad tulevikus kas või influenceriks saada ja seepärast me tahamegi koos õpetajatega mõelda selle peale, et reaalainete õpetamine koolides oleks kaasaegne, huvitav, praktiline ja just praegu õpetajad saavadki näha need laborid selleks, et juba alates septembrist tulla tagasi kooli ja siis tuua need päriselu näited, inspireerida noori ja miks mitte tagasi tulla siia ka laboritesse koos oma noortega. Kuna tegemist on õpetajatega, kes tänu oma erialal on rohkem kursis erinevate tehnoloogiatega, siis on neile lihtsam seda edasi anda. Tehnilised arengud on selles vallas kiired ja seetõttu tuleb ennast pidevalt täiendada. Ja kindlasti on see väga oluline, sest et lapsed ju ka tegelikult iga kord küsivad, et mille jaoks mul seda vaja läheb, mille jaoks see oluline on ja selles mõttes see programm, ma tunnen ka, annabki nagu väga hea võimalus õpetajal ka saada sükest ülevaadet igasugustest erinevatest võimalustest, erinevatest ettevõtetest, et kus siis kõiki neid teadmisi tegelikult saaks rakendada ja nüüd mul on ka hea võimalus seda lastele siit edasi anda. Õpetajate pädevus ongi see esimene lüli teel, et suunata noori rohkem tehniliste alade juurde. Metroset pakub lisaks võimalust ka nende juures õppekäike teha. Ja, lubatakse seal tegelikult meil alguses kohe tutvustati ka, et siin käivad kooligrupid ka, küll ma sain aru, et on enamasti siin ikkagi gümnaasium käinud, aga et on võimalus klassikaga tulla külla. Praegu see teema on väga populaarne ja tegelikult kui vaadata haridusprogrammi, siis haridusprogrammid liiguvad sinna suunas, et läbi just selliseid näiteid käed külge tegevusi pakkuda noortele seda tegevust. Minu teada alates sellest õppeaastast koolides hakatakse ka pidevalt käima rääkimas droonindusest ja eks siis aasta lõpus me saamegi vaadata, et kas noored on saanud targemaks, kas nende huvi matemaatika, füüsika vastu on tõusnud või nemad lihtsalt tahavad mängida droonidega klassiruumis ja ongi kõik. No tundub, et on tegemist mingisuguse lihtsa rakisega, aga tegelikult on see väga tundlik seade mõeldud erinevate droonide, lennumasinate väiksemate katsetamiseks, nii et Eestis on see võimekus täiesti olemas enne keel, kui näiteks mingi droon läheb lendu või tootmisesse. Metroserdi droonide testimiskeskus peaks olema see esimene polügoon, kus juba valmistajad saavad testida loodud lennumasina võimekust. Siis meie roll on eelkõige olla ettevõtetel abiks. See on üks külg. Teine külg on see, et ka riik väga palju ostab neid tooteid. Et teine oluline ülesanne on meie poolt see, et toetada riiki, et ta saaks nende laborites hinnates ja riske maandades teha tarku otsuseid. Kui me räägime nüüd samamoodi näiteks nendest kaitsejõudude investeeringutest, kus läheb väga suur riigi panus, siis me saame seal olla abiks, et ei võetaks ilmaasjata riske. Labori eesmärk on maandada riskid mitte ainult droonide lennuvõimekuse puhul. Laboris saab kontrollida absoluutselt väga erinevaid tooteid alates elektroonikast kuni materjalideni. Kõigil, mis loodud liikumiseks nii maal, vees kui ka õhus. Seda kindlasti mitte ainult riigi kaitsesektori toena. Me oleme hästi avatud kogu NATO-sõbralikele riikidele. Me näeme enda koduturgu Baltikum kui Skandinaavia maad, et siis aidata esimeses vaatluses seal olevad ettevõtted, kes siis saaksid kasvada need teste läbi viia. Metroserdi keskus on ainulaadne kogu Euroopas. Selliseid keskusi praktiliselt pole, seega on selle labori töö tulemus, mida seal tehakse, väga ainulaadne.